Tervist! Kuidas läheb? Minu nimi on Kaarel, olen ahhaagiid ja näitan mõnda lahedamat trikki, siis kuidas oma elu lihtsamaks muuta. Et kindlasti pärast seda videot on teie elu kindlasti palju-palju lihtsam. Videod oleme saanud YouTube'ist. Ilmselt me kõik kasutame YouTube'i erinevate videode vaatamiseks, näiteks kuulanud muusikat, mingid huvitavad videosid ja ka meie leidsime need huvitavad lifehackid YouTube'ist. Mis me täna teeme? Teeme sükse väikse top 5 lifehacki meie arvates, mis kindlasti teie elu lihtsamaks muudavad. Aga mis seal ikka? Lähme vaatame siis meie laboris katsed üle. Oba! Let's go! Alright guys, I'm gonna pour the juice and let's see what happens. And let's go. Nii, alustame siis oma top 5-ga. 5. koht. Kuidas saada mulksuvabalt mahlklaasi. Proovime järgi. Ilmselt kui me valame seda niipidi, nagu tavaliselt inimesed valavad, siis ei saa kuidagi õhk mahla asemel pakki jõuda. Et kuna mahla sisu hakkab vähenema, siis peaks kuidagi see mingi muu asjaga täituma ja ilmselt see on õhk siis, mis meil siin on, eks ole. Kui me teistpidi selle keerame, siis siia tekib avaus, kust on võimalik siis õhul sisse pääseda ja niimoodi see tagab siis sujuvama väljavoolu sellel mahlal. Aga lähme järgmise katse juurde. Oleme jõudnud koha juurde number 4 ja proovime sükest võimalust, kuidas saada mahlapakist mahl välja niimoodi, et me seda ei vala. Et kuna meil on siin süke kõrs ja me tegime siia augu ja kui me nüüd paneme selle kõrre siia sisse ja vaatame, kas me saame selle mahla niimoodi pressides siit kätte. Ja tundub, et töötab. Et kuidas see mahl siit välja siis jõuab. Et mahlapakk on meil süke muljutav ja kui me nüüd natuke seda vajutame, siis selle mahlapaki ruumala väheneb ja mahl tahab välja saada kuskilt. Ja kui me nüüd seda vajutame niimoodi, siis kõige lihtsam tee tal välja tulla on siit kõrrest ja nii see töötabki. See oli koht number 4, liigume edasi koha juurde number 3. Oleme jõudnud siis koha juurde number 3. Ma arvan, et väga tähtis lifehack. Kui näiteks olete ühistranspordis, keegi on jätnud oma nätsu kuhugi pingi peale ja lähed sinna vastu ja siis vaatate kodus, et oih, mis see on? Näts on selja peal. Kus ma selle sain? Nii, ja nüüd on vaja see näts kuidagi siit ära saada, eks ole. Et näts niisama kuidagi ära tulla ei taha, et on siin maru kõvasti kinni. Et nagu videos näha oli, siis võiks aidata selle vastu näiteks jää. Aga ma toon jääd. Vaatame, kas ta töötab. Panen selle kokku poole. Ja vaatame, kas sellest ajast nüüd oli piisavalt. Ja tundub, et mitte. Ootame veel minuti siis. Nii. Okei, aga vaatame, mis me sai. Nii, võtame jäätükid ära ja proovime. Ja ohoh. Ja tulebki. Võime öelda, et jääga pikem ajaperioodiga võib selle kätte siit saada. Aga kuna meil ahhaas siin liigub pedelad lämmastikku, siis proovime sellega ka. Noh nii, eksperimendi mõttes. Et see on siis 198 kraadi, 196 kraadi. Vaatame, mis see siis teeb. Seda pallikäega nüüd katsuda väga ei kannata. Noaga selle siit kätte saada.
okei. Selle särgiga on nüüd küll kõik. Nii, aga ma arvan, et see jääd toidab küll, kui natukene kauem seda peal hoida. Nagu näha oli, siis vedelast lämmastikust oli liiga palju, nagu see kogu särk läks ka külmus ära, et see oli natukene liiast. Aga see võtab kokku siis 3. koha ja liigume edasi teise juurde. Oleme jõudnud koha juurde number 2 ja vaatame siis üle, mida YouTube'is meile pakuti. Et proovime teha sellist võlutrikki mandariinidega. Et tihtipeale oleme tundnud sellist veidrat lõhna jalanõudest. Et kui nüüd proovime, et äkki mandariinid saavad seda kuidagi vähendada. Et ma proovin kohe enda peale ära. Nii. No vaatame, kas siit saab midagi parandada selles suhtes. Sellest mandariinist jätkub meile üldse. Nii, ja nüüd tuleks oodata mõni aeg. Vaatame 15 minutit näiteks. Nii, ja on 15 minutit umbes möödas. Ja võtame nüüd välja. Vaatame, kas siis oli abi ka. No ma ei tea, Ütleme nii, et võiks kasutada äkki mingisuguseid õigeid vahendeid selle jaoks. Aga kuidas see nagu reaalselt võiks töötada, et mandariini koored sisaldavad eeterlikke õlisid ja kui nüüd need eeterlikud õlid kooridest sealt välja tulevad, siis ilmselt ta suure selle lõhna siis muudavad paremaks, et sellepärast seda trikki on ka YouTube'is nii palju näidatud. Aga see oli koht number 2, liigume edasi koha juurde number 1. Oleme jõudnud koha juurde number 1 ja see on kõige tähtsam lifehack üldse minu arust ja ka arvates, et vaatame üle, mis see lifehack on. Et oleme tihti hädas sellega, et särgid on maru kortsus kuidagi ja no näiteks nagu see särk mul siin, et ja ei ole kuskil triikrauda. Nii, mis siis teha? YouTube õpetas meile ühe lifehacki. Nii, et meil on vaja selleks potti ja kuuma vett. Valame siia potti selle kuuma vee. Ma ei ole väga hea triike selles suhtes, aga vaatame. Aga mulle tundub, et see asi täitsa töötab isegi. Et võib YouTube'ile kindel olla, et siin on siis see triikimata koht. Et nagu näete, on päris kortsus. Et vaatame seda teist poolt, kus ma triikisin, et no on näha küll, et on need kurtsud välja siit saadud. Põhimõtteliselt, kuidas see töötab, siis väga lihtne, et kuna meil on siin kuum vesi, see aitab siis need kortsud välja saada. Et see oli siis koht number 1, kõige tähtsam lifehack üldse. Loodame, et saite midagi põnevat teada. Kindlasti elus on nüüd natukene lihtsam. Sellega on meie vlog läbi saamas. Kui teil on mingid huvitavaid mõtteid, kuidas oma elu lihtsamaks teha või mingid lifehacki endal pakkudis, alla kommentaariumitesse kirjutage kindlasti meile ka. Ja subscribe nuppu vajutage, siis saate kindlasti esimesena teada meie uutest huvitavatest videodest. Ja selle kohalt on meie vlog läbi. Mina olin Kaarel ja kohtume Haas.